Väga käib. Käib. No tere kõigile, te kuulete juba 5. Niisama Andreiga podcasti ja tänane episood on väga eriline, sest et nii minule kui ka siin külalistele on see väga südamelähedane teema ja ma arvan teema, mis on meie karjääridki ära teinud ja selleks on muidugi YouTube. Ja mul istuvad siin külas Martti Alik, kes on siis, nagu siis öelda, Eesti YouTube'i isa või algataja või? Ma ei ütleks seda, sest meil enne mind on nagu nii palju neid tulnud. Ma olin võib-olla see, kes natukene lihtsalt suuremat kära selle ümber tekitas nagu kõikide muud hästi, aga nagu ennem on olnud nii palju suuremaid nagu, ka legendaarseid inimesi. HD Tanel. Einar Kuusk. Küsime kohe ära, et millal te viimati sittusite? Kes teab seda legendaarset YouTube'i videot? Ma arvan, YouTube'is tegelikult on hästi palju sükseid staare olnud, kes nagu juba on kuskil ära unustatud praegu. Aga tere tulemast Martti. Ja muidugi istub siin kõrval veel ka Artur Rehi, kes on siis sellise globaalse YouTube'i võib-olla tegelane ja muidugi Artur, tere tulemast. Tere. Tõsta oma see mikke natuke lähemale ka kenasti. No nii. Aga Arturit, sind pole ikka väga ammu näinud. No muidugi, me käisime Andreiga ju koos. Ja kes ei tea, siis me olime põhikoolis olime koos ja muusikakooli lõpetasime koos ja me olime tegelikult me olime suht tihti pinginaabrid ka nagu, me istusime ka koos. Need kõik tüübid on muusikad, ka muusikud ka veel peale selle lisaks, et me nagu oleme nagu ilmselt läbi muusika ka veel. Ma väga hästi mäletan, Andrei sai alati 5 ja minul oli mingi 3 miinus, kes alati Andrei külma sul vaatas, sa tegid töö ära ja siis mul oli, Andrei, no me reast me pole väga ammu näinud, aga tore, et sa lõpuks siin oled ja nagu see, et see me nagu süksed YouTuberid nüüd oleme ka, vaata on eriti haige nagu. Ma kujutan ette meie klassi kokkutulekut, kui me peaks kunagi üldse olema, nagu sellest on tegelikult väga ammu mööda siin, aga nagu kui me peaks sinna minema, siis mingi jau, me YouTuberid ka siin vaata. Aga selles mõttes siin laua taga on meil põhimõtteliselt üle 500,000 siis subscriberit kokku, et Martil on siis 2 kanaliga Martti Alik TV ja siis sul on Martti ja Liina kanal. Plus sul, kui võtta alvarves, sul YouTube'id, Tuld, kõik Eesti YouTuberid, mis ma olen näidanud, YouTube'id, kõik, kellele ma olen ka... No ühesõnaga, kui sul on 2 põhikanalit, mis on praegu veel natuke aktiivsem oled... Sorry, ma ütlesin YouTube'id, ma lihtsalt nagu aitasin alvarves. Ma seal olsa ei olnud. Ma just viskasin välja. Hei, YouTube'id! Aga ühesõnaga, Martil on siis 2 kanaliga 62,000, minul on siis 154 ja Arturil on praktiliselt 300,000 vist, kui ma viimati vaatasin. 295. Väga rets. Aga ma ei tea, alustame algusest. Martti, kuidas sa siis jõudsid YouTube'ini ja nagu videote tegemiseni? Muusika, nagu ma ilmselt minu puhul oligi see, et ma tegin bändi ja ma vaatasin tegelikult nagu, me kõik ilmselt leiame tee nagu YouTube'ini, siis hakkame vaatama, et võib-olla, et võiks seda ise teha ja sealt suuresti vaatasingi eelkõige rohkem nagu muusikavideoid, mulle meeldis sellel ajal nagu post-hardcore, kuulasin erinevaid nagu bände, siis hakkasin huvitama, mida nad nagu päriselt teevad ja YouTube oli siis niisugune nagu aken nende elusse, kus nad tegidki nagu tuuripäevikuid ja muid asju. Mis aastal see oli? See oli vist kuskil 2010 või isegi 2008, et ma tõesti pean mäletan nagu aeg on nii palju, me läinud mööda, aga tõesti siis sellel hetkel ma tegelikult, mõtlengi, et jah, ma ise tegin bändi ja mõtlesin, et otsisin neid viise, kuidas viia nagu bändi kaugemale, kuna me tegime bändi muusikat siis nagu inglise keeles, meil oli laulja Puerto Ricost ka YouTube'ist otsitud, et vaatasime nagu erinevaid tüüpe, kes tegid nagu bändi covereid ja kuna me ei arvanud, Eestis ei ole sellist lauljat, et meil ei ole mitte kunagi sellist lauljat, kes laulaks nii hästi nagu selle peale, et see oli nagu nii nissikas asi, siis laulja leidsime ka Puerto Ricost, saatsime talle enam track'id, tema saatis meile tagasi ja siis ma mõtlesime, et ma ostsin endale kaamera, et võiks ka proovida neid tuuri diary'si teha ja sealt nagu esimest korda vist tegingi mingi iMovie lahti ja tegin mingi esimese iMovie lahti. Esimene video oli üldsegi nagu lüürika video minul, mis ma tegin siis Becoming a Poet. Sama. Aga nagu vahen selles, et sinu videol on nagu mingi mitusada miljonit vaatamist ja see on nagu sellel on rets ja minul on arvan, 2-3 tuhat võib-olla. Sest nagu keegi nagu jah, et see on siiamaani üleval, seda võib minna vaatama, seal on kuulata selle inglihäälse poisi häält, mina niisugune 22 aastast, ma ei mäletagi, 20.
jah, 20, midagi 19, ma ei mäletagi ega olnud. Sellises vanuses tegin see esimese video. Üks hetk nagu, sealt edasi tegime mingi tuuri asju, bänd läks laiali, midagi olnud, mul oli kaamera olemas endal, nagu väike kihk oli sees, tahaks teha. Ja see asi, mida ma nagu tegema hakkasin, see sit-down videod ja mingi niisugune klounaad on ju, mida ma tänasel päeval vaatan tagasi, siis nimal küll mingid näkku ja muud asjad. Et sellel hetkel ise ma töötasin IT-s, kirjutasin koodi Soome firmadele, ehitasin Neloneni veebilehti. Ja nagu üks hetk ma läksin neljapäeval grindile, läksin koju, reedel oli räige pohmakas, mitte midagi polnud teha. Võtsin lahti YouTube'ist, Netflixi midagi polnud. See on see pohmaka faas, kus sa oled nagu, sa ei saa magada, sa oled mitte midagi ei ole teha, siis oled mingi, ma ei saa midagi teha, ma ei saa tööd teha, midagi teha. Siis logeled ja vaatad mingit mõttetut asja, mul ei olnud kodus telekat, ma ei saanud telekat vaadata, võtsin YouTube'i lahti. Seal vaatas mulle vastu, et Charlie So Cool Like on siis üks nagu ka vanem YouTuber, kes tegi ka mingid lolli asju, värvis ennast roheliseks mingi asju, siis ma olin mingi, okei, cool. Ja siis ma nagu jäin enda followma ja hakkasin teisi nagu briti YouTuberit followma. Ja sealt ise vaatasin, et see on päris cool, et prooviks ise ka. Ja sealt niimoodi nagu proovisin, sealt läkski nagu mingi 3-4 aastat, kus ma lihtsalt mingi üksikuid videod proovisin. Üks hetk ma tegin seda kõike lihtsalt nagu, algselt ma tegin inglise keeles, sest ma nagu kartsin nagu, mis inimesed arvad minust. Aga teed see inglise keeles ka? Ma tegin alguses inglise keeles, sest ma reaalselt... On sul videod alles ka? Privated. Saad aru, mul on nagu niukest... Saad aru, ma reaalselt, ma mõtlesin, et kui ma kunagi 100 000 täisid, siis ma vaatan oma esimest seda videot, kus ma esimest korda meikisin, kus ma üritasin inglise keeles rääkida, mul olid pikad juuksed, ma olin just nagu sellest, ma olin selles emo-faasis. Saad aru, see on niuke rõve rätšet lihtsalt, see on nagu nii jube. Anyhow, minust siis üks hetk ma nagu tegin ja käisin Ameerikas ära, sain aru, nagu läksin ühest tolleks tüdruksõbrast lahku, mõtlesin, et pekki, proovime eesti keeles ja teeme nagu järjepidevalt sisu. Ja see oli nagu mingi 6 aega 1000, 2 kuu pärast 5000 ja see oli nagu järgmise, nagu suveks oli 10 000, siis ma olin mingi, et nagu siin midagi nagu toimub, et ma lihtsalt andsin tagusin edasi ja nagu üritasin edasi areneda ja pikk jutt. No kui sa alustasid, kas sa nagu kartsid ka kellelegi öelda, et nüüd ma teen siukseid, sest YouTube tegelikult tolle ajal ei olnud võib-olla vaata nii nagu siuke nagu praegu võib-olla on, et et lähevad, mis on väga äge, nii et praegu on see TikTok on sellises faasis. Aga ühesõnaga, et kas sa nagu kartsid kellelegi öelda, et ma olen nüüd YouTuber või kas see oli nagu piinlik ka su jaoks? Jaa, kui mu sõbrad nagu Tõnn Dobreluts oli see, et võitnud vist selle nagu sellise Groundhog Day'ga võib-olla ütleb sulle midagi. Igal üks bänd, ta oli nagu poppimas selle hetkel, tuli, küsis minu käest, ta oli minu sõber, et mida sa teed? Ta nägi mu ingliskeelses videod, nagu miks sa teed seda? Et nagu miks sa teed seda? Nagu siis üritad seletada, et see on tegelikult päris nagu, see on täitsa okei asi tegelikult, nagu, see on nagu, et nagu, kuidas sa seletad nagu inimesele, et nagu, jaa, et nagu, saad aru, see on next thing, siis inimesed vaatad nagu, what the fuck? Ja siis oled nagu mingi, siis hakkad ise endas ka kahtama, et kurat küll. Et nagu sellepärast mul nagu alguses oligi see ingliskeelse contentiga oli eriti veel selline, et nagu mõtlesin, et nagu kuidagi moodi läheb vedama ka ja siis nagu inimesed kahtlevad ka veel sinust, siis ma olin nagu mingi, ei julgenud seda nagu gaasi panna. Aga lihtsalt üks hetk oligi see, et nagu lasid sellest valehäbist lahti, oli nagu suva. Ma olen lihtsalt mina, kes ma olen, kaaspõhjaliselt täiega tambid ja lõpuks on nagu mingi tulemus ka sellest. Okay. No Artur, räägime sinu ajast või ma juba mäletan tegelikult meie aegadel on see pigem on ju, kui sinu see YouTube'i karjääri alguses sai, aga kuidas see siis, ma ei mäleta täpselt, ma tean, me tegime kõiki neid videoid koos. Mingi koos tegime üle 100. Kas nad on üleval ka kuskil või? Ja, ma ei usu, et sa oled neid travitanud. Kõik avalik mees nagu. See on meie pärast nagu seda podcasti teema siin istuda, kui vaadata neid. Epic cringe lihtsalt. Ei, reaalselt see on väga cringe, aga ühesõnaga me tegime hästi palju neid videoid koos, aga kuidas sa nagu reaalselt mõtlesid, et davai, et nüüd on siuke asi nagu YouTube ja ma hakkan sinna nagu videoid üles laadima? Mäletan, see oli 8. klassi lõpp. Ma olin just Denissiga kaklenud ja käekipsi löönud, mäletan esimestes videodes. Ja käisin kipsis esimestes videodes ja ma ei tea, miks mul tekkis nagu, et võiks õpetada inimestele, kuidas ühe tikuga tuld teha väljas, kui lund sajab enam-vähem. See oli mingi fun, ja mul oleks terve pakk lõpuks ära, mul oli mingi siuke redakas karakter seal ja see mulle räigelt meeldis, ma tegin veel neid ja ütleme 15 videot tegime ära, siis ma ei tea, kuidas sina pardale tulid, aga siis ma võtsin kaamera kooli mingi aeg. Mäletad neid keskmise koolipäevi neid? Ei, see oli jah, selline hea recap. Kui suurest praegu täiega palju vaatame siin nagu. Ma loodan, et õpetajad ei tea, et see üleval on nagu praegu. Nagu nii teavad. Terve kool, ma arvan, teadis. See on dokumentaal nagu mingi väga halb. Aga mäletan, et mul oli vaja, mina tahtsin kaamera ees olla, vaata, mul oli kaamera meest vaja ja siis olid nõus nagu. Ja mina olin kaamera mees, kusjuures. Mina alustasin oma YouTube'i karjääri kaamera mehena. Aga sa läksid kaamera ette ka mingi aeg, ma läksin Kuulivesti video, vaata, mis sa ise ka review'is. Seal sa olid kaamera ees ja
Kuulivesti video review'sid, Kuulivesti. Ei, mul oli see, vaata, kui ma seda oma sünnipäeva videot tegin, siis ma lihtsalt vaatasin nagu mingi vanu asja. See on päris eepiline. Aga siis me tegime neid mingi Zombieland ja rip-off asja, igasuguseid ja... No, aga kuidas sa nagu hakkasid aru saama, et sul nagu vaata, et sa mingi hetk sa muutsid oma nagu seda sisu selliseks võib-olla nagu mingiteks movie skriptideks või sellist üldse, kus sul nagu skript on, ma mäletan, Artur käis mingi vihikud käes, mingi, nüüd on siin meil Zombieland part 2, vaata. Siis me lihtsalt tegime, vaata, süksid asju, vaata. Ei, mäletan mingi matatunnid näiteks, kõik õppisid matat, ma kõrjutasin mingi Zombieland part 3, Artur laseb 2 zombit maha ja siis läheb mingi, võtab uue relv, mingi süksid. Aga nüüd me vähemalt teame, vaata, miks tal 3 miinused olid, mul olid 5, vaata. Ja kummal rohkem subscriberid nüüd on, on ju? Lapsed ärge õppige matat. Nii et lapsed, kool, pointless, tehke seda, mis teile räigelt endale meeldib. See ongi tõsi. Sorry, lapsevanemad, kui te vaatate seda, lapsed, käige koolis, mingi ülikooli, tehke asju. Aga kirjutage YouTube'i skripte samal ajal, kui sinnis oled, multitaskige lihtsalt. Aga ma mäletan, et ma olin algus, ma hakkasin suht väralt ütlema, et ma olen YouTuber, vaata, nagu koolis juba. Ma mäletan, mind kiusati selle pärast koolis. Ja oli mingi tee, kuidas niimoodi exposib lihtsalt. Aga ei, kuidas ma mäletan, et oli mingi teema, et kuidas täpsemalt see nagu see kiusamine nagu välja nägi, et sa oled siis YouTuber. Nagu kujuta ka ette neid aegu lihtsalt, kui sa ütled, et sa oled YouTuberist, sa lihtsalt saad puid selle pärast. Aasta oli 2012 ja 13, kui ma umbes ütlesin, kui ma olen YouTuber ja tegin igapäevase videosi juba ja sellel hetkel YouTube oli, kõige suurem YouTube oli Ray William Johnson sellel. Shane Dawson ja mingi... Et nagu sellel hetkel Eestis, mis asja YouTube, mis asja sa oled omast arvast, ja siis hakatigi, koolis hakati nagu näpuga näitama ja veits nagu dogima ja mõnitama ja mida rohkem seda tehti, seda rohkem ma videosi tegin, vaata. Ja siis ma tegin selle Minecrafti laulu, ma ei tea, kes sa tead seda. See oli esimene video, mis mul sai üle 100 000 vaatamisi mingi aastal 2014 vist. See on rets sellel ajal. See on nagu sellel ajal, praegusel ajal miljon. Väga rets. Ja Eestis ka veel see on nagu... Ja siis hakkasid mingid tatid followma mind, vaata. Nagu tänavatel followma. Et nagu vau, tollal Minecraft oli nagu godlike asi, vaata. Ja siis lapsed oli, faks on see vend, kes Minecrafti laulu tegi, lähme katsume ta täna või mingi autogrammi palun. Ja siis ma hakkasin tundma, nagu faks on päris äge, et ma võiks veel teha. Et see oli nagu esimene asi, mis mulle selle positiivse tagasiside andis, et umbes 2014 ja et kõige selle kiusamise taga lõpuks tuli nagu midagi. Üks video plahvatas ja said selle positiivse tagasiside ja siis ma ka, nagu sa ütlesid, siis ma ei peatunud enam. Siis ma panin täie rauaga edasi ja praeguseks ongi just mingi 1500 videot tehtud juba. No vana ajaga, mis see kanali nimi oli? Kuulimagnet XX. Ülihea nimi lihtsalt. Selle põhiteema oli relvad tegelikult ju. Ja sa olid Airsoft ja midagi. Airsoft relvad olid ja ega sa ka hullud tahtsid ikka need relvi näppida. Ei, me tegime retsilt ikka nagu neid. Meil oli lihtsalt, me tegime üks sisu lihtsalt, kes oli lihtsalt kõik oli mingi relvaga. Ma mäletan väga hästi seda, et ma õppisin ära mingi, kuidas muzzle flash panna relvadele järgi, eks siis seda leeki. Praeguses hetkes, kui ma ütleks, kuidas see käib, lihtsalt ma panin leegi pildi sinna ja muu midagi. Aga see oli nii epic tollal ja kõik on nagu, kuidas sa paned seda leeki sinna nagu, wow, nagu päris lihtsalt. Ja siis veri oli ka nagu mingi kleebitud pilt keha peale lihtsalt. Ja siis kõik, wow, väga toores kõik, väga toores. Realistic as fuck. No selles suhtes, ma ei tea, kui paljud nagu inimesed teavad, aga tegelikult see ikkagi ju kõik see ju viis sind sellisele, kuidas ma ütlen siis, passionile, et sa tahtsid nagu näitlejaks saada ja sa ikkagi ju läksid siin, koolis lõpetasid ju, gümnaase lõpetasid Jõgeval või Tartus? Jõgeval. Ühesõnaga, sa läksid pärast siis kooli, läksid Hollywoodi näitlejaks õppima. Räägi, kuidas siis see eluke meil seal Hollywoodis oli? No mäletan, 12. klassis tegin ühe, jaanuaris oled katsed on ju abiturendi aasta kõik päevad, mida ma oma eluga teen ja mina sain jaanuaris, siis käisin Londonis katsetel, sain sisse sinna kooli ja ma lasin lõpueksamid täiega üle, sest ma teadsin, et ma olen Hollywoodi ja ma olen jumala suvalis. Niimoodi või? Ma olin pool aastat enne kooli lõppu sees Hollywoodis. Eks ole, ma teadsin, kuhu ma lähen, ma teadsin, mul on seal tööviisad ja kõik ootavad, et mul ei ole midagi teha sinna. Ma lasin täiega üle, ma sain eesti keele nagu päris madalad punktid. Aga jah, et lendasin sinna kohe pärast kooli lõppu põhimõtteliselt Craigslistist ürikas on nagu ikka. Ja 19-aastasena tuimalt uuele mandrile, uuele kontinendile ja Hollywoodi nagu otse südamesse. Ja hakkasingi käima seal koolis. Seal on niimoodi, et see võetakse 9 aastaks vastu. Järgmisel aastal visatakse pooled välja, ülejärgmisel veel pooled, et 150 õpilast alustab, lõpetab 25. See on Eestis on ka siin kuskil, ma ei tea, kas lavakas, aga mingi Viljandis kuskil. Oota, siin visati välja siis või? Ei, ma tegin lõpuni. Ma olin selle juures ära lõpetas.
Yeah. Ma sain tööviisa, teate, Trumpi administratsioonilt sain tööviisa nagu immigrandina, kujutad ette, see on nagu mingi no praegu seda ei saaks seda. Praegu ei saaks, aga siis oligi oma see, et ma sain selle kätte ja järgmisel hetkel kirjutabki mulle Kaitseministeerium ja nüüd tuled Eestisse ja lähed Kaitseväkke, et sul ei ole valikut, noh, et nendel on see õigus teha, vaata seda ja siis Hollywoodist otse Kuperjanovisse. Jaa, reaalselt, kohe nagu gümnaasiumist otse Hollywoodist otse Kuperjanovisse. Nagu. Lihtsalt lennukiga tuuakse lennuk Kuperjanovisse nagu. Parachute alla sealt nagu ma olen siin. Nii, aga Kaitseväes käisid ära ja mis edasi, läksid tagasi või? Kuidas oli? Kaitseväes käisin ära ja selleks ajaks, kui ma Kaitseväest välja sain, 2 päeva hiljem mu tööviisa aega, siis mul nagu 2 päevaks jõudnud minna võib-olla. Okay. Mul ootas tööleping seal, mul oli ühe stuudioga juba tööleping, mul oli agentuur olemas põhimõtteliselt, aga tuimalt siis kuppi. Aga no, life gives you lemons, ja siis ma läksin Kaitseväkke ja sellest kasvas välja minu praegune nišš, et Estonian Soldier. Ja kui ma hakkasin siis Eesti Kaitseväele tegema sõdurivideosid, siis ma tegin ka Ameerika sõjaväelastele neid inglise keeles oma kanalile ja siis mu kanal plahvatas põhimõtteliselt ja sai mingi aastaga 150 000 suubi juurde. Et tänu sellele, et ma tegelikult just kui ära tulin ja Kaitseväkke läksin, ma leidsin oma praeguse niši, vaata, et nüüd ma müügi oma merchi lihtsalt mingi US Marineidele ja sükestele vendadele, et... No sa selles Marti, vaata, alustas meil siin inglise keeles ja läks eesti keele peale, aga sina siis vastupidi just, et sa teed ju täitsa inglise keeles praegu asja, no? Mul on inglise keeles ja mu vaatajad on ka ainult USA-s, et mul tegelikult Eestis, noh, sa näed, vaata riike, kes sul vaatab, on ju, mul Eesti 1,8%, noh. Okay. Et USA on 7%. See on, meil on nagu mingi välismaalast kõik kokku 1,8%. Ja, need on väliseestlased. Mul on niimoodi, et mingi 95% on eestlased, siis on soomlased, mingi 3 on ju, ja siis on kõik need eestlased, kes kuskil mingi Austraalias või mingi kuskil sükestes kohtades elavad. Aga kuidas veel räägime nendest Hollywoodist, et mis oli võib-olla Hollywoodi või noh, Helle juures siis sellist midagi veidrat, nagu, mis seal toimus, noh? Nagu mis ei oleks seal veider, no. Oled Eesti mees on ja siuke, vaatad, näiteks Hollywood, sa räägin asja kogemuse, mis mul oli. Neid on palju, noh, Connected to Marilyn ka, kes siin oli, ma võin temast paar ägedat lugu rääkida. Marilyn Now siis. Ja, aga igatahes... See oli... Ei tea, ta kuulaks. Nii, räägime. No, sõidan bussiga kooli seal iga päev, eks ole, vahepeal ka jalgrattaga ja seal on, noh, LGBT ja vabadus ja enese keha on siuke revolutsioneeriline enese näitamine, igatahes. Näed kaugelt mingi ilus tšikka, vaat, ilus figuur, pikad juuksed, kena siuke. Lähed siis bussijaama ootama, istud kõrval ja iga vatsa väga ei vaata. Istud seal kõrval ja noh, kaugelt nägid, et väga ilusa figuuriga, seksikas siuke. Ja siis tšikk ütleb sul, hey baby, what's your number? Et noh, sa ei tea inimese sugu enne, kui ta ei ütle sulle seda. Reaalselt ei tea. On nii hull ka? On nii hull, jaa. Mehed riietuvad, naisteks ennast, mehed teevad oppe, naised teevad oppe, riietuvad meesteks nagu, ja kui sa eeldad seda, siis saad vastu päid jalgu. Sorry, miss, can I open the door for you? Nagu, who the fuck, I'm a man, miks sa teed nii? Või siis ütled kellegi, hey sir, ta on nagu offended, ma olen naine. Et see, et sooline solvamine Eestis on nali, seal on nagu reaalselt, nad solvuvad ja nad võivad su kohtusse kaevata selle eest. Ja siis vaatad jälle mingi ilus tšikk kaugelt, jõuad lähedale, vaatad mingi 205 pikk ja mees on, et noh, kaugelt sa näed ainult figuuri, eks ole, sa ei saa aru ja juuksed kõik, aga lähedalt sa saad aru, kui testosterooni täis vennaga on tegemist. Et see petab nii ära ja siis ma lihtsalt, sa ajas mind nii segadusse mehena, et lõpuks ma olin nagu, ma ei vaata enam kuhugi. Ma ei taha lihtsalt, sa ajas mu väga segadusse. Ja see LGBT nagu vabadus ka tulles Eestist, kus meil ei ole sellist asja, Tallinnas on, mujal väga palju ei ole, Tartus nagu, noh on, aga inimesed ei julge välja tulla sellega. Seal on see nii vaba lihtsalt, nagu jällegi inimesed ei kanna riideid isegi. Nagu nudism ei ole probleem seal tänaval ilmselt. Ühel hetkel näed, mingi vend on pallit, lihtsalt mul nagu okei, tavai, ma ei taha. Ja pakub sulle kräkki järgmisel hetkel, et tule proovi. Sul võib-olla on 15, anna nii palju, kui sul on, ma annan sulle kräkki, mul rõst raha vaja. Et siuksed kogemused, nagu täielik kultuurishokk minu jaoks. Ma ei teinud kräkki. Just saying nagu. Ja päris hea. No okei, sa nägid selliseid inimesi, nagu sa just kirjeldasid, mingid kuulsusi ka ikka nägid? Ja nägin, paari nägin restoranides, kui ma sõin sõpradega, sõbrannadega olime väljas, aga nende juurde ei saa, neil on turvad kaasas, neil on mingi, istuvad restosse, neile pannakse vippköied ümber enam, ega see ligi ei saa neile. Kes need olid? No, mul on see nimi juba meelest, Django filmi mäletad? Django Unchained. No, selle terve cast sõi ükskord restos näiteks ja Johnny Deppi nägin kaugemalt kuskilt kunagi. Aga ma ütlen sulle ausalt, ega nad seal Hollywoodis ei käi väga.
nagu nad elavad Beverly Hillsis ja Hollywood on nagu see filthy place, kuhu ma minna ei taha. See haidub pissi järgi. Ja ma isegi mäletan. Tänavad kullast tehtud pole ja inimesed nagu mingi audiivad ennast tänaval seal samas. Okay. Kõnnid kooli, vaatad, hommikul on lamap vend, õhtuks on ära viidud. No, et see on selline räpane koht selles mõttes. Et kuulsused nagu ei taha minna sinna üldiselt. Ma küsiks ju küsimus vahele, kas sa läheksid tagasi nüüd, kui sa oled nagu saavutanud nagu edu nagu ingliskeelse selle rahvuse eest? Kas nagu sul on tegelikult nagu koht ja nagu inimesed võib-olla tootavaksid sinna? Jaa, ma mõtlesin küll, usakad on palju kirjutanud mulle, et tahavad seda fan-meeti teha, et LA-s tahavad teha, siis mõtlesin, et võiks teha just sellise militaarse fan-meet-upi, eks tulevad need sõdurid kokku kõik ja on nendega nagu... Ma olen siis terrorismi pärast mingi ei tõmmata maha teid. Ma läheks kuulivestiga kindlalt, sest USA on kõigil elavad nagu reaalselt, ma kindlalt kuulivestiga. Point on selles, et üks imelik asi on see, mul ei ole tsiviilvaatajaid. Mul ei olegi tsiviilvaatajaid, mul on kõik on militaar, nagu inimesed kirjutavad, kas nad on nagu veteranid või siis nad on praegu sõjaväes. Väga, ja nagu sellest ma vaatasin ka su videod ja siis oligi, et no ütleme mingi just üles laetud video oli mingi 30 000 vaatamist, mis iganes on, aga nagu mingi 700-800 kommentit, nagu ebareaalne engagement tegelikult. Rets community too. Väga rets. Ma mõtlengi, need vennad on nagu sõjaväes, see on nende elu ja siis kui nad näevad seda teemat, see nagu nii seob neid, see on elu ja palk ja nad on sõjas ja see on elu ja surma küsimus, sest ta ongi nagu ülimalt agressiivne publik heas mõttes, nagu nad kommenteerivad iga asja, kui sa midagi valesti ütled. Oi, ma tegin ühe video ISISest kunagi ja ma midagi vist kogemata ütlesin, mis võis kõlada nagu sümpatiseerivalt, et nad surevad oma vaadata eest. Nagu ma ei mõelnud seda üldse, aga see tuli kogemata valesti välja ja issand jumal, ma tundsin seda USA hävitavat jõudu pärast seda. What the fuck did you just say? Nagu... Huvitav, kui sa hakkaks poliitikast veel rääkima nendega, siis oleks nagu eriti pekkis. Ma ei taha, pluss see mõjuks reklaamirahadele päris hullult. Ja siis tulevad kohe väiksed vanad head limited adsid. Aga Marti, kui inimene vaatab su contenti nagu esimest korda su YouTube kanalit, et kuidas sa kirjeldaksid oma nagu sellist videostiili siis, et mida sa seal filmid? Oh my god, ma ütlen, kui te vaatad viimast videot, siis ma olen nagu totaalsel eneseotsingul. Ma olen nagu käinud selle kaare läbi, et ma olen teinud midagi hästi palju, mis mulle nagu arvan, nagu, et see on nagu cool. Nüüd on nagu 5 aastat möödunud sellest esimesest nagu pumaki paugust, kus sa nagu avastad, et nagu ma olen nagu võib-olla, et on YouTube mingil määral ära consumed sind, et sa nagu hakkad tegema nagu ainult neid asju, mis nagu, sa hakkad elama seal nii-öelda kliki nimel. Nii-öelda siis, et nagu mõtledki, et nagu mis nagu toob seda ja üks, et kaotad ära, siis hakkad ennast uuesti otsima, et praegust on mul nagu täiesti teine teema, aga nüüd kui vaadata nagu seda, et kõige nagu järjepidevalt sisu ongi vist nagu vlog läbi vaadet nagu minu elus, et nagu ma olen olnud üdini läbipaistev sealt nagu viimased 4 aastat, kus ma olen nagu näidanud kõik oma elu aspekte, alates sellest, et nagu kuni nagu see 2 aastat tegin nagu täiesti ise vlogi ja siis üks, et tõmbasin nagu cancel'i enda kanali ja rääkisin, ütlesin, et näed, siin on mu naine, kes on nüüd tänaseks minu kihlatu, kellega meil on nüüd koer, kes inimesed saavad kaasas käia ja näha nagu selle meie 2 inimese pere arengut üheks kokku. Et see on nagu see, aga see saab varsti lõpu. Ja mitte meie koos. Aga lihtsalt nagu võib-olla, et nagu lihtsalt jah, et üks hetk tuleb tõmmata nende asjadega kokku, et võib-olla, et ma tahaks rohkem naasta tagasi enda kanalile ja võib-olla võtta nagu mingisuguseid nagu Casey Neistat on üks minu nagu suuri eeskujusid ja nüüd kui tema on tagasi, siis ma tunnen ka endas nagu seda, et ma nagu, et keegi nagu vähemalt nagu nii-öelda ei pea olema see kogu aeg see fast-paced, mis ma nagu tükk aega üritasin teha järgi, mis on see ülejäänud maailmas, et ma olen nagu üritanud nagu mingil määral trendi järgida selles kõiges, et mitte nagu kaotanudki, see ongi see, mis nagu tihtipeale võib juhtuda nagu kõikidel YouTuberid, et sa hakkadki mingi kõiki trendi järgima. Sellepärast, et nagu ollagi kogu aeg selle rolli peal ja panna nagu ja siis sa kaotad ennast ära ja ma ütlen ausalt, mina kaotsin ennast täiesti ära, nagu ma olen nagu viimased aasta aega täiesti sellega olnud mis sisu teha, nii et ma ütlengi, et ma tahaks teha pikema formilisi contenti, aga nagu ma olen kõike proovinud, aga eks ole näha, ma nüüd taaskord ma arvan, et selle aasta lõpus, järgmise aasta alguses elavudan seda asja. No Artur, sa ka veel rääkisid siin, et sul on see militari see, aga kuidas sa nagu võib-olla ühe lausega võtaksid kokku, et mis sellist videostiili sa teed siis? No ühe lausega reaction review, ikka kui YouTube liigub, eks ole, kõik reaction review. Nagu olga ma tootsin enne seda, ütleme 2015, kui ma läksin LA-sse, ma hakkasin inglise keeles tegema, siis ma tegin 2 aastat inglise keelse videosi, mitte ühtegi reaction, kõik on original content ja see viib ainult nii kaugele sind, aga nagu algoritm soosib reactioneid ikkagi ja pikki videosi ja olga ma ausalt, raha on parem.
et siis kui ma tegin oma esimese reactioni ja see lihtsalt plahvatas jällegi, siis ma ei ole tagasi läinud, inimesed ütlevad tee originali, aga mida ma teen, kui seda lihtsalt ei vaadata. Jah, see on paraku see loophole, millesse hästi paljud tegelikult langevad ka, et tegelikult sa võib-olla tahaksid teha nagu sellist originaalset sisu, võib-olla mingit, ma ei tea, skriptitud mingid asju, aga samas kui see asi toimib, siis ja inimesed tahavad seda vaadata. No, mina ei kavatse küll mingi chubby challenge'id enam tegema hakata. Sorry, mingi pekki, nagu ma tean, see ongi hullem. Ma nagu tegin paar testikat nagu siin, ma ei tea, suvel või eelmisel aastal, ma paningi nagu, vaata Hensuga tegin selle nagu mingi näo challenge'i. Kohe 60 tonni laksust. Ja aga siis, kui ma teen, nagu ma proovisin isegi reactionit. No sorry, sinu levelil ma ei suuda rannama ja vaadata nagu straight face'iga ilma, et ma ütleks sitasti. Anna andeks. Aga nagu lihtsalt nagu ma läks võibolt liiga kurjaks ja ma ei taha olla selline inimene. Ja seal on see, et seal peab pead teadma, kus see piir jookseb. Aga nagu ma ei tunneta võibolla seda piiri ära ja ma isegi üritasin teha mingit videot selle Merilin kullakaevete kohta natukene. Rip kullakaevurid. On või? No tundub nii, või ma ei teagi. Vähemalt oli seal juba. Maksti raha tagasi inimestele või? Seda ma ei tea. Ei, lihtsalt seal oli kinni. Ma olen väga huvitatud sellest teemast, nagu ma lugesin ja ma ei tea, kuhu see välja on viinud. Sa peaks rääkima. Ja sa pidid naust rääkima. Ma võin rääkida. No küll lase nüüd tulla. Me kõik kuulame seda. Ma arvan, et seda tahavad kõik kuulda. Kedagi kotti, mis me tegelikult YouTube'is teeme, kõik tahavad teada. No nii. Merilin, jah. Tule mikrofonile lähemale, aga inimesed kuulevad paremini siis, kui sa hakkad rääkima. No 3. aastal oli see, et ma räägin siis numbritest kogu rahast juba tahate, mitte YouTube'i numbritest, aga photoshoot'i ja modelli. Küll me selleni ka jõuame. Aga oli niimoodi, et mul oli raha vaja 3. aastal, aga mul raha ei olnud, YouTube alles hakkas nagu plahvatama, ma juba sealt sain, aga rendid on päris kallid, ütleme 4-kohaline number rent LA-s mulle. Ja siis oli vaja see täis teenida ja siis ühel hetkel ma olen igast agentuurides kirjas, seal juba mulle saadetakse siis sõnum, et tule photoshoot'ile, me maksame sulle 10 000 2 tunni eest. $10,000. Nõus mingi 8,000 euri, ja mul nagu wow, väga hea, teeme ära, davai, kohe praegu. Üritasingi vastata, kohe teeme ära, ma ei mälenud kordagi nagu, et nii palju ei ole või kahtlane veits. Mul nagu fucking raha, teeme ära. Ja siis ma üritasin, teeme ära, et millal, kuhu ma võin tulla ja midagi muud ma neile kirjutanud. Ja 2 tunni pärast oli mul tšekk 10 tonniga ukse taga. Ma pole neile aadressit andnud, ma pole neile tööd teinud ja mul oli tšekk ukse taga. Ehk siis see oli mingi cyber warfare asi, nad teadsid, kus ma olen, minu IP-aadressit ja saatsid mulle tšekki, mul nagu okei, tšekk on siin, mul raha vaja, pole tööd, pole teinud, panen panka, saab elada juba, panin tšekki panka, mul on nagu 10 tonni on arvelt, ma olen juba siuke LA vendan ja tunnen hästi ennast paar päeva ja siis nad saadavad kirja mulle, et davai, tõmba see 10 tonni nüüd sullis välja ja too selle nurga peale või see nuga. Rahapesuskandaal, rahapesuskeem. Et mingit tööd pole teinud, mingit lepingut pole teinud, raha vastu võtta ei tohtinud, sest olen immigrant, kohe saadetakse riigist välja, politseisse minna ei saa. Sest kohe riigist välja illegaalne raha. Siis mul oligi nagu, et okei, ma ei saa politseisse minna, nad tahavad mult raha, ma võin nuga saada, mingi LA gangsterid on ja mida ma teen, kõndisin siis nuga taskus kooli paar päeva, vaatasin igal pool. Täitsa lõpp. Fuck you, panin nuga oli taskus. Mis sest 10 tonnist see? No 10 tonniga siis ma mõtlesin, ma ei taha seda raha ära kanda kohe, mul on vaja seda raha. Mul nuga, stay back. Aga siis ma ei julgenud kellelegi rääkida, sest mind võidetakse riigist välja saada ja et sinna saada, see on väga raske. Ma ei tahtnud seda nagu riskile panna ja siis ma ei tea, kuidas. Merilin vist kirjutas ise mulle või ma kirjutasin talle või kuidas me juhtusime kokku. Ta oli Miss Estonia. Tema oli see vend, kes saatis sulle 10 tonni? Ei, ta oli New Yorgis, aga ta tajub skeeme selles mõttes. Ma muud ei ütle, ta lihtsalt tajub skeeme väga hästi ja siis väga hea. Ja siis Merilin ütles, et ma tulen helpin sind, ma tulen LA-sse. Ja tuli LA-sse, saime kokku, ütles mulle ära, tšiki-priki, kuidas asjad käivad selles maailmas ja põhimõte oli siis see, et gangster kardab politseid. Mina politseisse tegelikult minna ei saa, aga ametlik asi, mida sellel hetkel tehakse, kui politsei saab teada, et siuke raha liigub, nad külmutavad selle ära, ehk siis keegi seda liigutada ei saa, mitte gangsterid ja mitte mina. Ja siis ma ei pidanud päriselt politseisse minema, Merin ütles mulle, et kirjuta neile kiri, bluffi, et sa oled järelevalve all politseil, sa oled kuulamisel, nad uurivad su konto liikumisi, nad on külmutanud selle raha. See tähendab, et gangsteride raha ei saa ja neil pole lootust, kes seda saada, ehk siis äkki nad jätavad mu rahule. Ma kirjutasingi seda, et raha on külmutatud, ma ei saa seda liigutada, ma ei saa seda välja võtta, millest seda mind seganud olete, politsei on mu kinni võtnud, blablabla. Ja pärast seda nad peilisid, nad blokkisid mu ära, nad ei kirjuta mulle enam, muidugi raha kadus kontolt nagu njuhti, kaduski, sest USA-s on tšeki, nädal aega on sul aega tšeki peale pandud raha tagasi võtta, mis on väga haige. Eks ma jäin rahast ilma ikkagi, võtsid tagasi selle. Ja ma pääsesin sealt nulliga välja, ma ei saanud nuga nagu näha, aga
Merilin teadis kohe nagu mida öelda, et kuidas see süsteem käib, et sa pead... Väga huvitav lause oli, et Merilin teab skeeme. See on väga arukast. Kulla käivr. Aga noh, kui me juba siin rahast räägime, et muidugi alati, kui ma kuskil mingitel koolitustel käin või mingitel rääkimistel, siis alati esimene küsimus on see, et palju siis YouTuberid teenivad. Aga Martti, sa oled selline veits selle ala nagu ekspert rohkem, et sa tead nagu võib-olla neid termineid asju paremini, et räägi siis, et kuidas YouTube'is raha saab, mis asi on RPM, mis asi on CPM ja kuidas nagu lõpuks siis raha meile YouTuberitele jõuab. Aga ära väga palju räägi. Ära palju räägi. Raha, väga lihtne. Inimesed, vaata kunagi, kui me alustasime, kõik alustasime, meil oli võimalus nagu kohe partneriks registreerida. Tänasel päeval sa ei saa partneriks enam registreerida kohe, sest et seal vahepeal on nagu mingisugused muud apocalypse'id toimed, mis muud asjad, et... Tegelikult kuulimaan, et XX oli Networkis 7 aastat, enne kui ametlikult sai partneri. Ja, no enne kui ametlikult, no te olete veel, nagu ütleme siis nagu... OG, te olete OG, mina olin see vend, kes tegi ja sai kohe nagu teha partneriks ka. Aga jah, tänasel päeval peab sul olema siis nagu 30 000 vaatamist ja vist mingi 30 000 tundi peab olema vaatajatunde, mis vaateminutid ja siis saad nagu ennast kandideerida partneriks ja sealt edasi, kui sa oled partneriks 1000 suubi ka vist 1000 suubi ka just, kui sa oled nagu selleks hetkeks saanud, siis sealt hetkest saad sa lülitada sisse enda kanalil ad'id, kui sul on kõik hästi, sa ei kasuta mitte mingisugust muusikat, kellegi teise nii-öelda õiguslikku omandit saab nii-öelda õiguslikult panna sinu peale ad'id, kohe kui sul ad'id kasutad näiteks mingisuguse Justin Bieberi lugu, tuleb Universal, tõmbab sult selle ad'i-raha ära. See selleks. Sealt edasi... See on nii haige teema. Ma triggerin sees. See content, jaa. Mis minu jaoks kõige haigem on see, et vaata, ma oma videotes kasutan mingit, ma ei tea, mingit Chopini, mingit... See on jumala claimed. See on väga... Kuidas võimalik on, et sa claimid inimese lugu, kes on mingi 300 aastat surnud on? See täiesti õige. Aga samas nagu ideeliselt on vist see nagu ID on vabanenud juba ja? Või see nagu see on, no igal juhul, never mind, kui see on piisavalt kaua on olnud, siis on see nagu vaba kasutus. Jaa, aga nagu ei ole. Igal juhul. 75 aastat surnud, siis peaks vaba olema, aga ei ole, 300 aastat ikka võtavad raha. Väga rets, Anyhow, jah, siis üks hetk teed ka mõne laheda video nagu Andrei või siis siin minu härrasmees paremal ja saad sa seal nii-öelda vaatamise piisavalt ja hakkad nagu raha saama sellest, et siis hakkad sa tõesti, üks hetk pead sa Google'i kontoga ennast ära siduma ja siis PayPalile või sinu enda kontole on võimalik anda raha. Nii lihtne see ongi. Aga jah, tegelikult seal on nagu palju nagu keerulisemaid aspekte ka, et kõik mõtlevad, et ahah, et okei, et mul on nagu 1000 subscriberit, see on 1000 eurot kuus on ju. Et nagu nii lihtne see ei ole, et see on ikkagi selle pealt, et YouTube mõõdab selle pealt, et kuidas siis nii-öelda seda ad'i servitakse. Ehk siis meie silmapaar Eestis on sitaks odav. Nagu naeruväärselt odav. Kui palju sinu CPM on, kui ma tahan küsida? Kas see on, tead sa seda peast öelda või sa julge mulle? Muidugi teab. Ütle, kas sul on kahekorraline number või alla kahe number? Mis see Eesti on? Eesti on mingi 2-4 või juba? Okei. Lihtsalt nagu fun fact, nagu CPM on siis see, et 6. Noh, ehk siis sa saad põhimõtteliselt nagu topelt raha, mis meie saame. Ja sul on rohkem vaatamisi ka. Igal juhul... CPM-i puhul, nagu CPM on olnud mingi 80 senti põhimõtteliselt sellel ajal, kui mina nagu tulin appi, mingi 40 senti siis, kui mina tegin nagu oma põhivaatamised. Ehk ma ei teeninud mitte midagi põhimõtteliselt sellest asjast, kui me nagu vaatame need esimesed mingi paar miljonit nagu viewsi. Anyhow, selle põhjal siis väljastatakse sulle nii-öelda nagu raha YouTube'i poolt, aga nii-öelda, see ongi see, et nagu kui sinu vaated on sellised, kellele siis antakse Ameerika ad'i, mis on suurema raha väärtusega, samamoodi kui sa saaksid veel premium ad programmi, kus siis on, lastakse sulle nagu kõiki neid Coca-Colasid ja autoreklaame ja kõiki asju, siis su CPM tõuseb lakke. No jaa, kusjuures ma olen nagu kuulnud lugusid, et osadel on isegi 50 nagu. What? No, ei, nagu Norras on mingi eriti kõrge see. Ei ole, Norras on väiksem kui USAs, ma vaatasin. On või? Okei, mingi hetk ma nagu lugesin kuskilt, võib-olla, et see on nagu mingi fake asi ka. Äkki see on see premium ad programm? Võimolla tõesti, et see premium ad programm on see, et nagu Logan Paul ütles ka, kui ta jäi sellest ilma, et palun võtke mind tagasi, kõik nutavad seal tagasi, kui nad üksed jäävad sellest ilma. Liiga hea, et selles mõttes, et kui sa nagu lükkad 1 000 000 views ja paned nagu jagad selle 1000, siis korrutad selle kordajaga, siis sa näed, et
noh, ja sul on nagu 50 on see kordaja seal, siis sa oled nagu mingi, sealt tuleb päris hea klots ühest videost, aga ja noh, see nagu, see raha põhinebki nagu kuidas see CPM tuleb, on sellest, et kui palju siis nagu reaalselt nagu sellesse regiooni või sellesse kohta ostetakse reklaami. Ehk siis kui see on nagu auctioni põhine, et mida rohkem ostetakse, seda kõrgemaks see nagu hind läheb ka. Et sellepärast ongi see, et algselt nagu ütleme 4 aastat tagasi oli see 80 senti, täna on see peaaegu niisugune 2 on ju. Päris hea areng selles mõttes. No selles mõttes on nagu väga hea areng, aga see on näha, et nagu see CPM läheb järjest nagu kõrgemaks, et vabandust Delfi, kelle majas me siin oleme, et ilmselt tuleme üha rohkem meesugused vennad teie nagu kati kallale, sest et kui me vaatame seda nagu noh, seda maastikku, siis no ma ei tea, Delfi oma ei ole avalikult olemas, aga ma olen vaadanud palju on näiteks Postimehes nagu ühe bänneri ostmine, et CPM seal on 28 eurot nagu per 1000 vaatamist on nagu see suur, et nagu kui me vaatame, et siis nagu noh, arenguteed on päris korralikult on. Lihtsalt kui sa võrdled, et ütleme YouTube'is Eestis on 2, ja Postimees 28, aga YouTuberid saavad nii palju rohkem klikke kui Postimees. No vaata, siin on nüüd nagu vahe selles, et kas see saab. Oleneb. See oleks väga tore, mõtle kui ajakirjanikud hakkaks samamoodi tööle, et nad teevad selle oma nii-öelda nagu postitus ära, nad võetakse tööle sinna või kõik saavad olla ajakirjanikud, teevad oma postitus ära, algoritm servib sinule sinu seda postitust ja siis sa näed seal view'se ja siis saad view'sid järgi nagu panna nagu paika ka nagu olla selles mõttes, et nagu ise nagu redigeerida. See oleks päris huvitav näha, nagu kui me saaksime näha artiklite view'se. Ma tean, et nemad näevad. Mul on mingid need ajakirjanikud öelnud, et sinu artikkel või see artikkel või nad vastavalt sellele valivad teemasid, mis rohkem klikke saavad. No kindlasti näevad, aga Meil on mingi algoritm olemas seal selle jaoks. No ma arvan, kõige lihtsam küsimus on see, et kas siis YouTube'iga elab ära või ei ela? Jaa. Aga kõigil on nagu erinevad meetodid selleks. Ja pluss, no tegelikult olgem ausad, et kui sa juba nagu YouTube'i teed, siis on noh, sul avanevad teised uksed. Jaa, just, et lisa mingi sisse tuleb. Palju sa sellest siit saad? Kolmandik mulle, kolmandik teile. Lähme järgmise küsimuse. Ei, tegelikult need reklaamidega nagu see näljaks, et vaata, noh, mul on suht pikad videod tavaliselt. Mul on mitu äädi panna sinna. Ei, no on miidralaadid on ju, et siis põhimõtteliselt, no mis mul on, mingi 30-40 mintsa tavaliselt. Kuule, ma küsin korra ühe asja, palju mediocre audience retention teil on, nagu see on see palju vaataja ühe video püsib minutites, et vaata 70% mul. Mul on ka 67, oleneb videost muidugi, aga 67, see on väga hea. Sest et tavaliselt ikkagi on siuke 40 võib-olla. Jah, et ühesõnaga audience retention on see, kus siis, kui sul on see 100% video, et kui näiteks meil on 60-70% audience retention, siis see tähendab seda, et umbes selle kuskil 60% peal lihtsalt inimesed hakkavad klikivad ära. Väsivad ära või mis iganes on ju. Siis nagu annagi konteksti, siis jällegi, kuna me enam elame siis algoritmi ajastul, siis me jälgime seda sellepärast, et algoritm serveerib inimestele rohkem selliseid videoid, millega inimesed pikemat aega püsivad, sellega rohkem engage'ivad, sellepärast Andrei nõuabki, et te paneksite, pange like, siis ma teen neid asju. Ma ei tee like, ma ei küsi like'i sellepärast, et nagu mingi, ma olen täiega like'i mingi januline lihtsalt, ma tahan like'i saada. Kas see watch time on ka nagu nii? Ei, watch time on põhiline, siis ongi see, kui palju inimesed engage'ivad sellega, et sellepärast ongi sinul hea, et nagu, kuna siin, noh, see ongi see, et inimesed engage'ivad sinu content'iga, siis saab bot ilmselt aru, et ahah, sellele vist nagu need inimesed on engaged ja nende mingi sarnased inimesed vaatavad ka teistsugust content'i, siis servitakse sinna nagu paremale poole, sinna ribasse nagu suggestionisse rohkem sind nendele sarnastele inimestele, nii see kasvadki. Militaarvideos ja ainult vaatan uus vaataja jälle militaarinimene, et ta ei soovitud tsiviilidele neid täpselt. Ta teab. See ongi see, mis ma ennem jutu ei pooleli see reklaamidega, nagu see naljaks, et vaata, sul tuleb selle 40 minuti jooksul ikka tuleb neid ääde, selles suhtes. Ja siis iga kord on mingi see, et nagu mingi vend kirjutab mulle, alati on see üks kommentaar, järgmine kord viitsid pane veel rohkem reklaame, vaata, ma mingi nagu, ma ei pane neid ääde, vaata, ma ei pane neid ääde. Aga sa saad panna neid ju ise. Saab, ma tean, aga ma ei viitsi. Samas need YouTuberid, kes paneb 10 minutis, siis see 10 reklaami, see on veits asshole move, nagu ei ole vaja. Jaa. See on true, jah. Paned täis lihtsalt selle video. Mis on teie võib-olla selline kõige lemmikum asi YouTube'i puhul? Vabadus. Ma arvan, et see ongi see vabadus. Ma kujutan ette, et kui ma oleks, mõtleme nagu traditsioonilises mõttes, ma peaks olema selline staar, kelle nagu, ütleme nagu traditsiooniline meedia võtab nagu, korjab ühe inimese üles, ütleb, näed, sina oled staar.
ja sa pead nagu tegutsema mingite nagu kriteeriumite järgi. Nüüd minul on vabadus see, et et ma tunnen, et võib-olla, et traditsioonilises meedias pandaks mind ikka veel Chubby Challenge'it tegema, ja tänasel päeval mina võin öelda, et nagu ei, ma ei taha seda teha enam, ma otsin midagi uut ja mul on nagu võimalus, ja ma failin, loomulikult ma saan vähem vaatamis ja tegutsen ja võib-olla leian oma uue niši, aga mul on see, vähemalt ma oman enda content'i, esiteks see kõik on minu enda oma, mul on millegile tagasi vaadata ja võib-olla see ongi kõige parem tegelikult. See vabadus ja et mul on millegile tagasi vaadata, et ma saan vaadata läbivalt, et milline ma oma erinevatel ajahetkedel olen. Mis sest, et kui need ajahetked on võib-olla cringe'id, tavainimene ei vaataks võib-olla tagasi nagu oleks täpselt samamoodi. Aga ajad muutuvad, aga see ongi see nagu läbilõige endasse, enda arengusse saada aru, et sa tegelikult oled inimesena väga palju arenenud. Artur, mis sinu jaoks? Mul on ka see vabadus, et mulle väga meeldib teha neid videosi, ma väga naudin seda, see on nagu välja elamine minu jaoks ja kui sa teed seda, mida sa armastad, pluss sa saad selle eest palka, siis reaalselt sa täidad nii suure augu oma elus ära, et see tõesti tasakaalustab mind ja see vabadus ka, et kui ma ei taha teha videot, ma ei pea seda tegema ja ma ei pea ka midagi muud tegema, et ma võin lihtsalt sul on oma graafik, teed nii, kui sa tahad, No ongi, sul ei ole ju, sul on regular upload, aga tegelikult sul ei ole kindlalt päeva, kui sa uploadid. Praegu pühapäev on selline, mis on nagu suht kogu aeg, aga nagu varem muidugi ma tegin nagu nii kuidas oli ja mul oli nagu see, et siis kui ma neid React-videos hakkasin tegema, siis ma olin USAs vaata, nagu USAs, ma olin kinni seal ja siis nagu mitte midagi olnud teha ja siis ma lihtsalt paugutasin neid videosi mingi iga 4 päeva tagant, lihtsalt tuli lihtsalt. Aga ongi näha tegelikult, et nagu kui sa nagu järjepidevus ongi see, mis viib sihile. Nagu ma reviewsin sinu kanalit ka üks hetk, ma lihtsalt avastasin, et sa olid mingi hullu hüppe teinud, vaatasin ka, et nagu sa lihtsalt olid tikid neid videoid nagu sinna. 3 videot nädalas. See on ikka rets töö, eriti kui sa ise editid ka. Ja nagu inimesed, kes vaatavad, tahavad ise teha seda asja, siis peavadki aru sellest saama, et sa paned ühe video üles, sul peab olema kohe nagu back-up plaan, et järgmine video peab ette olema teada, sa lihtsalt kütadki, sa oledki mentaliteedis, kui sa tahad sellest teha. Sa ei puhka kunagi, kui sa ei tee videot, sul on kogu aeg peas, mida ma edasi teen, mis ma pärast ülejärgmist videot teen. Tooks näiteks korraks PewDiePie, ei ole enam nii tuntud, mis iganes, aga ta esimesed 3 aastat oma elus tegis 3 videot päevas. Esimesed 3 aastat oma elus, kui ta YouTube'i tegi. 3 videot päevas, kui te mõtlete selle peale, see tähendab 12 tundi YouTube'i päevas 3 aastat järjest. Ehk siis kui see, kus ta praegu on, ma arvan, ta täiega deservib ka seda selle peale. No kohe kindlasti. Haige lihtsalt. No ta on nii palju nagu arenguid teinud läbi ka, et see on nagu ehe näide sellest, et kuidas tuled nagu ühest asjast jõuad nagu mingi teisi kolmandasse jõuad level tagasi ja lähed veel mingisse. Lõpus teisest naise ka, fänn oli naine tal ja. Mul ka. Ma mäletan neid aega, kui me tegime Liinaga, mul oli teine cover, mis me tegime temaga, vaata. Siis vist ma kas tol ajal te nagu, ma ei mäleta, kas te olite esimene Sepoki faas oli meil nagu läinud nagu oma teed rahulikult, aga ma ikkagi nagu viskasin nagu viisakusest kommentaari. Jah. Aga tegelikult te rääkisite väga kenasti, ütlesite vabadusest, mis minule YouTube'i puhul meeldib on see, et no fännid või nagu need inimesed, kes seal nagu on ja kui nad reaalselt on lihtsalt see kino, mis seal selle video ümber toimub reaalselt, nagu ma ei tea, kuidas teil on, aga nagu minu videot on lihtsalt, ma lihtsalt iga kord, kui mul mingi premeer või mingi asi on, ma lihtsalt hirnun, ma olen kõverates, nagu reaalselt ma olen nii kõveras, et nagu see, mis mingid vennad kommenteerivad, kirjutavad ja siis kui pärast nagu video nagu läbi saab, siis vaat lihtsalt jätad kommentaari alla, siis enam live chat'ida ei saa, siis jätakse mingi kommentaar alla, lihtsalt sa loed neid asju, siis nagu ma olen lihtsalt kõver, see on reaalselt minu daily dose of comedy nagu. Sama vahepeal vaatadki neid kommentaare, mõtled, et miks nad ise ei tee nagu sisu, et neil on endal nagu palju põremad ja huvitavad isegi mõtled nagu, kui sa mõtled, nagu mõtlen ka enda kommentaari peale, et nagu nad ise panevad palju ässamalt. Et see näitabki, et tegelikult on väga palju, ütleme siis nagu peidus olevaid talente meil. Ja ideid tuleb täiega, nagu kõige lihtsam ongi see, kui oledki sul nagu ei ole mingid ideid, sa lihtsalt oled mingi kulge, et davai, andke mulle paar mõtet, siis lihtsalt tuleb niimoodi, et sa oled võib-olla aastaks settled nagu, et see nagu väga aus. Life of Borisel on isegi reaalne märkmik, kus tal ongi mingi ideed ja märkmik on täis. Ei, mul on täpselt samamoodi. Ega ongi mingil määral nagu sa enne me rääkisid, vaata, et sa mõtled kohe edasi, vaata. Sul on turvatunne. Ja nagu ma nagu praegu vaatan niimoodi ka nagu mingid asju, mis tulevad, ma lihtsalt vaatan selle pilguga, et okei, et äkki see sobiks vaata mingi reactiks või mingi teemaks, vaata, et sa nagu ei vaata enam nagu. Sa oledki nagu mentaalselt, lihtsalt mingi klapid on eest, tavai, YouTube, ratatata. Selles on tegelikult varjupool ka minu arust see pika peale nagu tegelikult kurnab ka, sest ma olen avastanud, ma ei saa puhata. Ma ei saa telefoni täiesti eemale panema.
läbipõlemine, olete läbipõlenud üldse ka seda teha kõike teha? See on nagu kõige retsim, sellest ei räägi mitte keegi kunagi, kuidas nagu creator läbipõlemine. Ei nagu, mina ütlen otse, et nagu ma ei suudagi Eestis puhata ilma selleta, et me sõidame Eestist välja, päikse alla, delete'in YouTube'i, Instagrami ja kõik asjad nagu, kõik, sest nagu sa oled sotsiaalmeedias nagu töötav inimene, siis nagu sa ütlesid, igasugune asi, mis sa näed, sa nagu genereerid enda peas järgmist asja. Ja see ongi see, et nagu nüüd, kui koroona on ja sa ei saa minna kuhugile nagu puhkama, siis aasta nagu doos ei saa, kus sa lähed kõik hinnas puhkusele, siis ongi see, et nagu veits nagu ketrab üle. Ma ei tea, kuidas teil on tegelikult too. On küll niimoodi. No mul oli eelmine aasta niimoodi, et ma nagu siis 2019 ma nagu pluss on see, vaata, kui endal ka mingid personaalsed mingid jamad on, mis iganes on ju, vaata, et siis on nagu veits mõjutab ka muidugi, et see on raske vaata teha, minna fake ima vaata, et ma nüüd naeran ja lõpuks on see karakter, aga nagu ma ei tea, mulle ei meeldi, mulle pigem meeldib ikkagi nagu suht nagu nii, kuidas sa ise oled, nii, kuidas sul on, niimoodi sa kaameras oled ka, vaata, et sa oled sina ise ja nii ongi, vaata, kui sul on situ, siis sa ütled, et mingil määral vaata. Aga samas sa pead mingi piirini entertainment ikkagi olema. Ei, muidugi. Siis sa pead ikkagi, kui sa tunned ennast halvasti, sa pead mingil määral selle sundima selle alla, selle halva tunde. Lihtsalt, aga nagu mul ongi see, et mul pärast, kui ma teen sellist asja, mul nagu endal tuleb siuke kass peale, et nagu ma ei suuda. Ja see oligi eelmine aasta oligi see, et nagu, et ma väga midagi teen, mingid videod olid, aga see oli täpselt siuke, et nagu surutud ja tunned, et nagu surutud, väga rõvedalt surutud. Aga rahvas saab sellest nii hästi aru. Ja siis sa näed ka seda audience retention nagu läheb sealt 60 pealt ilusti nagu järjest hakkab lahenema, siis sa saad aru, et ahah, et midagi on pekkis ja siis sul nagu väga aus koht selles mõttes. Me räägime vabadusest küll siin on ju sellest, et nii vabadus on teha, aga samas see ongi see, et sa nagu oled ise enda vang lõpuks. No ongi. Ja ongi, et mingil määral, tegelikult on siukseid asju ka vaja, vaat, et ongi sa nagu väsid ära veits lõpuks ja siis tulebki mingil määral see väike paus ja siis näiteks ongi. Sa oled motiveeritud teidma uut nagu väljundit enda. Ei, see oligi, nagu tänu sellele oli ka nagu mingil määral see aasta, vaata, kui ma USA-s olime, siis mul oligi, et nagu selles mõttes YouTube on alati ikka südames on ja sa tahad teha seda ja võib-olla sa ei ole leidnud nagu, et uusi ideid, aga ongi, tuligi nagu see mõte, tuligi see tahe, et nüüd ma olen võib-olla valmis uuesti seda tegema ja mul on niikuinii mingi kanal, mis seisab inimesed, kes natukenegi jälgivad. Ja siis ma hakkasin uuesti tegema ja jumal tänatud, et läks hästi ja olen siin faasis, kus ma olen. Ma mõtlengi, et ma olen näinud YouTuberid ka, Ameerika omas ei vaata rohkem, mõned on, nagu nad teevad 10 aastat sama asja. Ja kui ei ole ühtegi kriisi, ühtegi läbi põlema, siis vendi uuendagi oma contenti, ta rahul sellega ja minu juures selle pläägeks ära. Et tegelikult see on hea mõnes mõttes, kui sa jõuad mingisse madalpunkti, siis sa oled motiveeritud ennast ja oma contenti uuendama ja su publik uueneb ja võib-olla suureneb. No seda küll. No samas on, siin on ka see, et kui sa don't fix it when it's not broken on ju selles suhtes, aga samas vaata, mina kui ise, ma saan aru, mis sa ütled, sest et kui ma ise teeks ka kogu aeg täpselt samat asja, vaata, siis lihtsalt oleksin nagu endal lihtsalt, ei jaksaks enam teha nagu. Ma tunnen praegu ka, ma olen teinud vist umbes 200 või 300 sellist militaarteemalist videot ja ma tunnen, kuidas ma tahaks teha midagi muud, aga nüüd on nii välja kukkunud, ütleme 290 000 tellijast, ütleme 250 on sõjaväelased. Nüüd vahet on ju teemat, see on samamoodi nagu mina ütlen, et nagu kõik vaatajad on harjud minuga selle koha pealt, et see tüüp teeb mingi klaunaad ja nüüd ta tahab nagu tõsist asja võib-olla natuke rääkida, siis ongi see vabadus, aga samas ei ole. Samas sa pead nagu siis uue vaatajaskonna kasutama. Üks asi, mis ma tahan, kas te panete tähele, kõiki meie nagu edulugusid seob üks asi. Ameerika. USA. Sina tulid Ameerikast tagasi, mina tulin Ameerikast tagasi, sina tulid Ameerikast tagasi, siis me mingi kõik avastasime, et see on see. Need inimesed, kes te tahate saada YouTube'is mingi Ameerikas ma tahtsin teilt küsida, vaata, et kui mingi vend tahab alustada YouTube'iga, vaata, et mis te talle soovitaksite? Mingi USA-sse lihtsalt. Mingi USA-sse, olge natukene. Aga samas, Einar Kuusk läks ja vaata, mis sellest sai. Aga ta poppis korraks offi ja nagu see on, võt see ongi see, et see ongi see faas, et sa võid üks hetk oled nagu tegi ja teine hetk sa ei ole enam midagi. See ongi see kõige hullem. Eks see on nagu elufaas, et mingil määral peab asju testima ka, et kui lähedki näiteks mingi USA-sse, tegelikult seal ei tule midagi välja, siis okei, accept it ja tuled tagasi, teed oma asja, mis iganes. Sa ei pea minema USA-sse, et üldse teha. See on lihtsalt nagu näid, aga jaa. Mina käisin puhkusel, ma käisin lihtsalt puhkusel. 2-nädalane puhkus läks 3 kuuks, vaata selles suhtes, aga nagu aga selles suhtes küll, jah. Mida te olete YouTube'ist siis nii-öelda kõige rohkem õppinud elulises mõttes? Rohkem inimene vast olema.
ma arvan, et selle YouTube'i algusaegadel ma olingi niisugune nagu selline veits rohkem reckless ja isegi esimestest videotest sa leiad väga palju nagu, kus ma tuimalt, samamoodi ropendasin, tulid mingid ropud sõnad, mis on nagu võib-olla nii palju väiksemad, aga tänasel päeval nagu sa õpid aru saama, et nii palju erinevaid inimesi on meie ümber, sa puutud nagu läbi oma vaatete tegelikult väga paljude erinevate inimestega kokku, seda enam, et kui tulevad nagu niisugused nagu meet-up'id ja muud, siis sa näed neid inimesi reaalselt. Ma arvangi, et see ongi kõige rohkem, mind on ennast õpetanud olema ekstrovert, sest ma olen ideeliselt hästi niisugune, tegelikult algselt olin ma tagasihoidlik poisike, kes natukene nagu tahtis lavale saada, aga oli kitarrist ja julgenud seda frontmani seisakut võtta, et oleks nagu astuks lavale ja võtaks nagu lava endale. Et see YouTube ongi õpetanud mulle selle, et ma nagu, et ma olen valmiduses nüüd ka nagu astuma lihtsalt nagu inimeste ette ja ma ei karda enam inimesi. Artur. Minu arust üks suurimaid õppetundi oli see, et nagu sul on YouTube'is need edulained, eks ole. Sul ole nii, et sul on kogu aeg edukas aastaga järjest. Sul on mingi 3 kuud videod plahvatavad ja siis sul on 3 kuud vaikust. Aga kõige olulisem oligi minu jaoks see, et kui see plahvatus üle läks, sa oled nagu täiega, see on nagu laks, vaata. Sa oled nagu, fuck, see on nii hea. Ja siis järsku lihtsalt algoritm või midagi muutub või mingi mis iganes reklaamirahad, kõik läheb numbrid lähevad väiksemaks. Ja sellel ajal paljud lõpetavad ära tegemise, et nagu keegi ei vaata, ma ei tee enam. Ja ma olen neid lained hästi palju üle elanud. Need on sama rasked mulle nagu teistel, aga ma olen ka aru saanud, et elu nendel madalatel hetkedel on lihtsalt väga oluline, lihtsalt keep going. Ja siis, kui sa teed seda keep going, siis sa annad potentsiaali sellele, et see laine tuleb uuesti. Ja veel suuremalt. Ja veel suuremalt. Ja reaalselt nagu ongi see, et nagu, et mingi tulebki see nagu, isegi kui sa käisid korra seal põhjas ära, siis tuled tagasi, siis see esimene laine, mis sul oli, see teine laine võib veel suurem olla. Tavaliselt YouTube'is ongi, eks ole. Ja täpselt nagu, minul on täpselt sama, mis sa just kirjeldasid, et nagu, et oligi, mul oli see, kui ma tulin 2018 tulin, vaata nende mingi sketšide asjadega, vaata need kõik istood ja asjad, mis ma tegin, on. Et see oli nagu ka nagu esimene laine, siis eelmine aasta nagu vajus ära, on. Ja nüüd jällegi on, teed. Sa nagu teed, ütleme, eestikeelses contentis kõigile silmad ette. Praegust hetkel. Nojah, no kui sa nii ütled. See on nagu lihtsalt nagu, ma arvan, et muusika... Suurim eestikeelne kanal. Jah, selles mõttes küll kindlasti, jah. Aitäh. Aga ühesõnaga, mis minu jaoks tegelikult võib-olla nagu jätkuks sinu loole, et see on see, et selline järjepidevus on ka, vaata, et ongi, et see nagu, kui ma ei tea, keegi alustab või nagu, kas YouTube'iga üldse, mis on mingi asja. Väga raske alustada. Ei, on väga raske, aga nagu ongi see, et sa... Eestis ei ole. Eestis ei ole. Sellega ma olen nõus. Eestis on nagu nii vähe kreatorid on. Lihtsalt tee midagi natukene nagu tee hästi. Veits skandaali. Veits skandaali. Nagu call out'i ei, temas ongi nagu. Tule lenda peale, ütle, et Andrei on saast. Ja siis nagu Andrei vaated tulevad hakkad sul paugutab. Tegelikult ei ole, ma tahtsin teie tähelepanu saada. Ja siis nagu sest nagu, sorry, vaatame lihtsalt nagu, kuidas kõik on nagu käinud. Tegelikult nagu võtad kellegi teise kallal, lähed ülesse. Vaata Sarja TV lugu, ainult skandaali pealt elaski tegelikult. No jah. Tal oli siuke üks suurem skandaal, ta lihtsalt veits oli controversial rohkem. Jah, controversial. Aga nagu, ma ütlengi, et isegi samamoodi tegelikult meil on nagu nii palju mingid family bloggerid, keda ei panda tähele. Et on nagu, siin on nagu ruumi nii palju kasvada ja nagu ma ütlesin, et tuleb võtta nendelt Delfidelt ja kõikidelt. Ei, aga sellega ma olen reaalselt täiega nõus, sest et nagu Eestis ongi see, et nagu hästi palju nagu vinguvad, et nagu ma ei tea, mul ei tule välja või nagu ma ei saa kuidagi edukaks, mis iganes, vaata, nagu ongi see, et nagu meil on nii palju erinevaid, vaata, sa ei pea YouTube'i tegema, see on ükskõik mida, vaata. TikTok'i, kui sa nagu ei viitsi YouTube'i teha, teed TikTok'i, see on kõigile nii kättesaadav ja see on nii nagu arenev, see on, nagu sa ütlesid alguses, see on see, millele kunagi nagu meie sõbrad vaatasid, kui meie tegime YouTube'i, mis on. Praegu on reaalselt siuke, et sa oled YouTube, kuule, presege, normaalne vaata. Aga sul TikTok'is mingi, ega nagu, ma arvan, tänasel päeval on veits lihtsam vaade üldse nagu ükskõik, mis sotsiaalmeedia aga ei, nagu, mis mu point on see, et nagu ongi, et siuke mingi julgustada, vaata, et nagu reaalselt nagu Eestis on nii lihtne mingil määral läbi, ma ütlen, et lihtne, vaata, aga lihtne, et inimesed siin tähele paneksid, sest ma ei tea, kas või vaadake kes see nüüd selles Rannamaa, see tüdruk, kes käis, vaata, keda nii-öelda siis solvati, vaata, seal peol, vaata, keda ma ka nii-öelda expose'isin, mis iganes, on. Ta tegi lihtsalt mingi väikse video, tal on juba mingi 20-30 000 vaatamist, nagu see on täiesti ebareaalsed numbrid tegelikult. Eesti mõistes on see nagu gigantlik. Jaa, täiesti. Pane protsentuaalselt perspektiivi selle suurte teiste nagu riikidega, siis see on nagu väga suur arv meie Eesti nagu
rahva Eesti publik täiega nälgib meid nagu selle koha pealt. Nagu ongi, ja see ongi vaata, et kõik on nagu, no ma ise tunnen ka oma vaatamiste pealt, et hästi paljud ongi nagu YouTube'i nagu kolinud, ootavad, nad teavad, kuidas see asi käib ja ongi praegu on minu arust tegelikult Eesti YouTube'i nagu väga ideaalne aeg teha nagu mingil määral. Lihtsalt tulebki teha nagu... Hästi tuleb teha. Jah, nagu hästi tuleb teha nagu järjepidevalt. Et... Järjepidevus on, meil on nii palju in and out YouTubereid, kes tulevad, saavad kuulsaks ära, noh kuulsaks Eesti mõttes 50 000 näiteks on, ja siis quitivad või ei tee rohkem. Ja see ongi see, et kui nad teeks edasi, eks nad jõuaks kaugemale ka, no sul 152 juba, 153. Et see madal hetk, kui sa saad sinna 50 peale, sealt on väga raske edasi minna võib-olla. Ma pole jõudnud 50 peale, on mõegi kunagi. No aga mis võib-olla teie jaoks nagu selline hea video nagu põhi on, vaata, et nagu kas see on mingi montaaž või see on kaamera gear või mis teie jaoks teeb hea video? Energia, ma arvan. Nagu ma olen tähele pannud, et ma olen proovinud montaaže, ma olen kunagi YouTube'is oli hästi flashi aeg, kus hullult palju efekte, montaaže kõike. Praegu see ei ole siuke aeg minu arust täna. Praegu on nagu mida naturaalsem, seda parem mõnes mõttes, pluss kui see baas energia mul endal on hea. Ma olen tähele pannud, et video on suht blank, ma ei tee zoom in isegi ega midagi, vaata. Kaamera isegi ei liigu, aga see energia, mida läbi ekraani sa saad anda, vaata, mida LS ka meile õpetab hästi palju, et inimene tajub ära selle ja see on alateadlik sekunditega ja see hoiab ta seal kaamera ees. See on nagu oled karismat või energiat täis ja see kaamera sa ei pea mängima zoom inni, zoom out'iga või muusikaga, vaid lihtsalt iseendaga, nagu kui sa suudad hoida. Et töötlemine on nagu suht taha ja ärgule jäänud minu jaoks üldse. Pigem see naturaalne kaameras olek. Marti, kuidas sul? Ma ise nagu mõõdan neid videoid enda jaoks, no mitte enam numbrites sellega, et kui hästi mingi asi läheb, vaid sellega, et tihtipeale sa teed ühe video valmis ära, siis sul on natuke nagu koppes sellest, on ju. Sest et sa oled seda nagu näinud nii palju ja kui see on nagu upload date tuleb nagu ette ja kas sa oled valmis nagu istuma selle ära, selle aja vaatama, nagu sinul on ju premierid ja vaatame selle uuesti läbi. Et kui sa nagu vaatad oma videoid ja sul endal ei teki seda ära klikkimise efekti, mis ma vaatangi, et kui sa vaatad videot enda retention, et kui sa nagu enda pealt sa saad mõelda nagu kõrvalt vaatena, vaatad nagu uuesti läbi, sa oled nagu uhke selle üle, mis sa oled teinud, siis see on nagu kõige parem tunne, kui sa oled lõpuks saanud mingisuguse videoga hakkama ja sa suudad selle vaadata veel nagu nädal aega hiljem, paned käima, vaatad, see oli hea video. Ei teki cringe momenti. Ja võt see on nagu hea, et nagu kui sul tahes-tahtmata see niikuinii kõigi videotega sa ei saa sellist tulemust, aga nagu mingitega on see, et sa vaatad nagu tagasi, no ma lihtsalt olen väga metoodiline, ma vaatan, et ahah, ma oleks võinud nagu, mis on need hetked, kui ma vaatangi endale, et mis minu jaoks, minu enda retention on, et ma saaksin õppida sellest meelde jätta juba sellest, et kui ma nagu filmin seda, et siis ma nagu snapin seda edasi või siis editi poole pealt seal kohas, see jama üldsegi nahad. No, mul on see alati, kui ma mondin, mis ma montin, lihtsalt sõõdub lihtsalt päev otsa ebareaalne, nii väsitud tegevus, aga ühesõnaga nagu mul on mondiga see, et kui ma nagu mondin ära ja siis ma tuleb mingi koht ja siis ma panen nagu naeran, lihtsalt nagu kõva häälega naeran, siis ma tean, okei, see on hea video, vaata nagu kõigi natuke veider, vaata enda naljade peale naerda, vaata. Aga ma arvan, see kõigil jutud. See ongi see, et kui sa nagu ise nagu editi protsessis on sul see, et nagu sa nagu tunned selle nagu, see käib ära ja see on nagu, see on see esimene reward hetk. Ega olge maas, me lõpustame ise ennast mõnes mõttes, kui ma editin ja mul ei ole lahe vaadata seda videot, see ei ole väärt teistele ka midagi. True. No mis mina veel tegelikult õppisin, ongi kui nagu keegi tahab midagi alustada, mingi YouTube'iga, mis iganes on, et kõik see mingid fancy, mingid kaamerad ja fancy'd mingid asjad nagu tegelikult see on täiesti mõttetu, sest lõppude lõpuks loeb sisu. Ja mina tegin oma YouTube'i seda USAs, ma tegin oma sellise katkise kaadri oli paigast ära iPhone kaameraga, mis on iPhone 7 juba. Ma lihtsalt panin endale voodi peale selle kaamera, lihtsalt tegin ja montisin pärast. Ongi paljud küsivad, mis kaamera sul on, aga see ei ole enam relevantne küsimus. Ja nagu ongi, see on lihtsalt see, et kui sa alustad, tee kõigega, mis sul on ja siis pärast, kui sul on reaalne mingi variant, kui sul on mingi võimalus, siis upgrade. No praegu mul on muidugi mingid kaamerad, kõik mingid valgustused, mis iganes on, aga sellegi poolest nagu, kui sa nagu alustad, siis täiesti savi millega sa teed, sest et sisu lõpuks loeb. Lõpuks on see, et sul oleks mugav teha, et kui sa regular uploadid, siis mida mugavam su setup on, seda parem, mida mobiilsem see on. Et mul on ka, minu setup ei maksa põhimõtteliselt mitte midagi, aga see on väga mugav, see on kogu aeg nagu statiivi peal, valgus on seal küljes juba, ma ei pea algusega jamama. Kaamera on ka, üks asi, mida ma saaks mugavamaks teha, on see, et ta reaalselt juhtme karvutisse. Ma ei peaks üldse posti liigutama. Aga praegu on nii, et mälukaardiga ja ainus, mida ma liigutan, on see, et ma võtan mälukaardi välja, panen mälukaardi sisse kõik.
sa saad lihtsalt sulle nipp osta endale üks USB jupp on, paned, sa saad otse rekordida arvutisse kõik asjad. Okei, ma pean, see on nagu üks samm veel edasi, see on perfekt. Siis sa saad teha mitu nagu sa saad teha endale, never mind, sellest võime rääkida pärast. Ma tahaks teada küll seda. No mis on teie edasised plaanid siis? Ma peaks üks hetk abielluma oma naisega, rahvas nõuab seda. Kas rahvas nõuab või sa ise tahad? Ei, ma ise tahaks, ma ise lootsin nagu pikale nagu sellele, aga rahvas on pidevalt, see on nagu põhiline. Järgmine asi on, kõik rahvas on pikaaega nõudnud abiellumist, tahavad last saada. Last nii päi ei saa. Rahvas tahab last saada. Rahvas tahab. See on nagu selles roostades. Ja rahvas ütleb. Ei nagu, ma ideeliselt ma tahaks tegelikult nagu täppinnida ingliskeelsesse contenti tagasi. Ma nagu tegin väikse, ma nagu koroona sellel ajal ma tegin selle nagu oma selle nagu vanale ingliskeelsele kanalile tegin, ma tahtsin teha, ma lootsin, et see läheb blow up'ib nagu mingi kuuga ja ma saan hakata tegutsema ja koroona nagu lihtsalt nagu fucking, saad aru, sõi mu kõik motivatsiooni ära, mis ma olin jällegi käinud USAs ja kogunud, tulnud tagasi, davai, nüüd hakkan tegema. Tulen tagasi, olen nagu mingi kuradi 3 kuud, passin nagu kodus ja lihtsalt nagu vaatad seina ja chillid ja mõtled, üritasin 100 erinevat videot teha, aga nagu me räägime, et selleks, et nagu teha YouTube'i, siis nagu hakata uuesti tegema, sul peab olema see nagu järgmine step. Et ma ei näinud seda nagu järgmist ülejärgmist steppi, siis ma nagu lihtsalt panin ühe video üles, ma olin mingi okei, cool. Et ideeliselt ma tahaks selle kätte võtta ja muusika on väga suurel kohal minu jaoks, sest ma teen nagu Liinaga seda hästi palju, ma kirjutan, ma käin ise arendamas ennast ka, et ma käin laulutrennis, ütle mina selle kohta, õppimas rohkem laulmist ja tahaks ideeliselt nagu kunagi jõuda ise sellesse faasi, kus võib-olla julgeks ise ka nagu, see on minu kõige suurem ebakindlus, et kellegi teise ees teha nagu häält, üritada nagu laulda. See on ikka väga palju. See nõuab väga palju inimeselt, et nagu ma tahaks jõuda kunagi sellesse faasi ka, et ma mõtlesin sellel aastal, et teha nagu minidoki, kus ma läheks, teen nagu Eesti, mõtlesin, et kirjutan sulle, kirjutan kõikidele teistele, et paneme mind niimoodi nagu autotuniga saab ikka teha, et saadame Eesti laulule nagu 5 lugu, üks äkki läheb, on ju, et vaata, mis juhtub. Aga ma suuresti aru, et ma respekteerin. Taib. Jumal äge, peaks ka proovima. Aga nagu ma ütlen, sa võid saata, see maksab lihtsalt palju, sest et aasta tuleb klotsida sellest. Ühesõnaga hakkad lauljaks. Ma arvan, et enesearendus on see põhialustele, et nagu väikse noorena olin siin krutskid täis ja viitsin koori minna ja mingeid muid asju, mida tahad. Nüüd avastad, et tegelikult on lahe nagu teha, võibolt õppida mingi uus keel ära. Miks mitte proovida vene turule? Vene turg on väga suur, õppida vene keel ära. Uku käest veits inspiratsiooni. Uku käest veits inspiratsiooni. Kui mõtled, miks sina pole vene turule valid teha? Vaata, vene keelega on see, et okei, mussiks seal on ka tegelikult see, et seal peab mingil määral natuke võib-olla mingi nišiga mingit asi olema, sest kõik teevad ühte ja nagu lihtsalt korraks, aga nagu vene YouTube'iga on see, et tegelikult vene YouTube'is on ebareaalsed numbrid, seal on nagu mingi, kõik võtad praegu YouTube'i lahti, Eesti trending on ainult vene asju tegelikult täis, ja nagu seal on haigelt vaatamise, minu arust on tegelikult isegi rohkem kui nagu USA turul, on ju. Aga nagu vene kui need inglise keeles teevad, nad müüvad kusasse reklaami ja palgad on ka karmid seal. Ja, aga nagu vene YouTube'iga on lihtsalt see, et nagu mina ise tunnen, et nagu ma ei ole nii pädev vene keeles, kui seda nagu mingi video nõuaks, vaata, et ongi eesti keeles, ma tean nagu släng ja kõik siuksed asju, vaata mingid termineid kuidagi ümber nurga, vaata, aga vene keeles on nagu see, et mul ei ole kunagi nagu nii suurt praktikat olnud, et ma nagu räägiks nagu sellises. Sa tahaksid muidu või? See oleks äge muidugi, see oleks väga cool, aga ongi see, et nagu ma pean ise nagu ennast nagu veits pushima kuskile mingi vene seltskonda ja siis võib-olla saaks, aga ma ei tea, vaata, never say never, aga praegu ma ei oska. See on hea prospekt. Kui sul oleks valida, ütleme, sa saad sama fame'i kas Moskvas või Hollywoodis, kumma sa valiks? Sama, ütleme, sul on valida 200 000 välisvaatajat perioodilist lihtsalt. Reveni, kus on suure? Kus kõige rohkem raha saab? Ei, tegelikult ma ei tea, mulle meeldib alati, mul on pigem meeldin ikkagi rohkem nagu sellise ingliskeelse poole peal olla, et nagu, et selline veits rohkem globaalsem on, et siis saab ka nagu muidugi vene publikule ka, vaata, et kui sa vene keeles ainult teed, siis on, aga samas vene keel on nii suur, et ma ei tea, see on selline trikiga küsimus, ma ei oska sellele vastata, eks see nagu jah. Artur, mis sul nüüd plaanid välja näevad? 2021 aasta lõpuks ma mõtlesin 500 000 proovida kätte saada. Ja konkreetne. Muidugi mõistlik, tuleb seada endale suured eesmärgid, ma arvan, et see ongi nagu kõige tähtsam. Nende poole püüelda, siis ongi nagu pidev nagu töötahe ka ennast endale tõestada. Respekt. No ma arvan sellise
loodame, et siis Artur siin saab see 500 000 täis, aga ma arvan, et siinkohal me võime lõpetada. Aitäh poisid, et tulite, väga pull oli, ma loodan, et siis ka vaatajad õppisid rohkem natuke YouTube'ist ja mis tööga, millega meie nagu reaalselt tegeleme. Hommikust õhtuni iga päev, aga aitäh teile ja ma soovin teile edu ja muidugi aitäh, et teiega vaatasite ja näeme teiega siis juba järgmises Niisama Andreiga episoodis. Tšau, paka! Tšau! Davai nüüd räägime rahast.